kui me panime sellele tänasele vestlusele nimeks hirmu valitsemine, siis praegu me veel elame sellises ühiskonnas, kus hirm valitseb meid. Ja seetõttu kogu meie nii-öelda valitsemise süsteem on üles ehitatud tegelikult ühiskonna juhtimisele läbi hirmu. Aga ma näen väga selgelt tõusmas sellist trendi, kus me saame tegelikult ise ennast ja oma lähedasi ja oma ühiskonda juhtida ja me saame teha seda ilma hirmuta. Ja sellest me tahtsimegi täna rääkida, kuidas toime tulla selle hirmuga, mis meie ümber on, mis meid valitseb ja kuidas ise saada hirmu valitsejaks. Tere, Tiit! Tšau, Igor! Mul on hea meel, et me saame sinuga arutada seda teemat, mis väga paljusid praegu puudutab. Ma juhatasin selle tänase teema sisse, et hirmu valitsemine siiamaani ühiskonnas on käinud niipidi, et hirm valitseb meid. Ja kuidas nüüd teha see shift, et hakata ise seda hirmu valitsema? Ehk võib-olla meil ei ole eesmärk hirmust täielikult vabaneda, et elada, mul ei olegi üldse hirme ja ma ei peagi ühtegi hirmu tundma ja kõik ignoreerime kõiki hirmusid. Et see ei ole nagu õige, sest et see juba loomu poolest võib olla meile ohtlik, et me võime oma kehale liiga teha, kui me ei tunne hirmu. Aga kuidas tulla toime hirmuga niimoodi, et ma tean, et on olemas, ma tajun teda taustal, aga see ei sega mind, ma saan teha õigeid kaalutletud otsuseid, et see ei kalluta minu maailmavaadet või minu otsuseid. Noh, eks see protsess on ju, ma arvan, et kogu aeg elus muutuv ka, et kui me kunagi olime, ma kuulen oma häält. Okei. Et kui me kunagi olime nii-öelda vägagi nendes hirmurollides sees, ma saan enda kogemustest rääkida, eks, et kui ma väga tihti läksin kaasa hirmudele ja märkasin seda alles siis, kui tornaado oli ära käinud, et ma olen hirmus sees olnud, eks, siis täna ma oskan ennast juba vaadelda, ma oskan märgata seda kohta, kui hirm tuleb minusse ja ma jään jälgija rolli, et see oskus elus, ma arvan, et see ongi üks kõige suuremaid oskusi jääda vaatlejaks igas hetkes. Et see on see koht, mida sa pead hakkama lihtsalt praktiseerima ja nagu mitte ainult praktiseerima, sest et hirmu tekitajaks on tihti ka mingid väga ebamugavad, ebameeldivad kogemused meil all, eks, mis meil alati aktiveeruvad, ükskõik mis pinnal või mis baasil see hirm nii-öelda aktiveeritakse või mis moel, siis kõigepealt aktiveerub see kõige alumine, see baashirm, mida me kõige esimesena oma elus siin kogenud oleme. Ja mitte ainult see, et tegelikult me oleme ju saanud pagasi ka oma nii-öelda vanematelt, esivanematelt, veel nende esivanematelt. Ja see on geneetiline pool, see on kõik geneetiline võrdub energeetiline, eks. Et nii nagu me saame oma välimuse sarnase oma emadele, isadele, samamoodi saame me ka paketi, öeldakse palun, siin me anname sulle edasi ka meie igasugused jamad ja samas mitte ainult jamad, vaid ka head omadused. Ja ka kehvad läbielamised, et mitte ainult jamad, et me ei saa keskenduda jamad, et me saame tegelikult õnneks, me saame rohkem positiivseid läbikogemisi oma vanematelt loodetavasti. Mitte alati see ei ole nii, aga üldjuhul ikkagi saame rohkem positiivseid kui negatiivseid asju. Mul on selle kohta üks väga hea näide, ma segan korra vahele, kuidas päritakse hirmusid oma vanematelt. Mul oli üks klient, üks naine, kes käis massaažis ja ta ütles, et temal oli nagu hästi raske sünnitamine. Nii raske, et ta oli nagu kehast väljas ja vaatas oma keha ja nagu
nagu tõsiselt kannatas ja see oli tal nagu elu ja surma küsimus. ja ja siis me nagu liikusime selle jutuga nagu tagasi, aga kust see nagu tuli? siis tuli välja, et tead, et ma lapsest peale kartsin sünnitamist, et ma väikse lapsena ma ütlesin, ma ei taha sünnitada, ma kardan sünnitada, et tal olid mingid sünnitusunenäod ja mingid õudusunenäod selle ümber. ja siis me liikusime veel tagasi ja siis tuli välja, et tema emal, ta oli teine laps, eks ole, ja tema emal esimene sünnitus oli olnud nii räigelt raske, vaata kui laps tuleb jalad ees, ehk et see on nagu kõige nagu sellisem keerulisem sünnitus ja see ema paranes nagu aastaid peale seda sünnitust, tal oli tugev sünnitustrauma endal. ja siis, kui ta ootas seda teist last, seda tüdrukut, tal olid need hirmud, need pidevad hirmud, et ta peab jälle selle läbi elama. aga et me tegelikult näeme seda, kuidas need vanemate hirmud meile kaasa pakitakse ja need on reaalsed kogemused, millest me saame õppida, et vahel, kui sa oled olukorras, kus mingisugused asjad ehmatavad sind nii, et sa nagu ei näe seost, et miks see minus tekitab sellist reaktsiooni, siis tasub vaadata ka kaugemale. Nagu veel üks nagu naljakas võib-olla näide hirmust oli see, et ma ratsutasin hobusega ja me tegime sellist, käisime looduses ratsutamas ilma sadulata. ja 1,5 tundi käisime mööda metsasid, loomad vahepeal sõid, meie rääkisime juttu ja siis korraga niimoodi kapates, korraga ehmatasin põõsa peale. Miks? Mida ma põõsast kardan, ma ei ole elu sees põõsast kartnud. aga siis ma sain aru, et kuna me ilma sadulata ratsutasime, et meil olime hobusega saanud juba nii tugeva kontakti selle suure loomaga, et ma tajusin ka tema tundeid ja tema hirmusid. vaata kui huvitav, et ka olles nagu teineteise väljas, me korraga hakkame neid asju niimoodi teistmoodi ka tajuma. noh, see on seesama teema praegu, mis ju on nii-öelda ka ühisvälja teema, et millest nagu vähe räägitakse, aga mis on nii selgelt tajutav, et praegu just on hästi näha see muutus, kui ilmad on ilusaks läinud, inimesed on vabamaks muutunud, natukene sellisest nagu pakitud või niisugusest nagu kapslist välja tulnud ja julgevad juba liikuda, julgevad väljas ringi käia, julgevad inimestele lähemale minna, siis ise tajud, mida rohkem endaga tööd teed, seda rohkem nagu lahti lähed. Et siit on, ütleme, et hästi head näited, et ütleme, et Venemaa, Eestis päris mitu välismaa selgeltnägijate tuleproovi on võitnud ära inimesed, kes on tundlikud, kellel ei ole sünnist saati kaasa antud nii-öelda omadusi, et ta näeb asju, vaid nad on iseendaga tööd teinud, iseenda keha puhastanud, vabastanud ja läbi selle muutunud tundlikuks ja läbi tunnetuse tajuvad väga hästi asju, on ju. Siin on nii palju häid näiteid, kuidas on võimalik selgeltnägijaks saada läbi tunnetuse. Aga selle tunnetuse või tundlikkuse paranemisega muutud sa ise nii tundlikuks, et sa tajud ka enda ümbritsevat, nagu sa seletasid praegu. Täpselt see hobuse teema, et sa hakkad tajuma enda kõrval oleva inimese tundeid, eriti kui sa teraapia töötad, siis sa juba loed tema välja, kui ta su välja tuleb, et sa juba tajud enda sees neid teemasid, mis temal on aktiivselt. Ja samamoodi, mis toimub praegu nagu nii-öelda ühisväljas, et miks seda hirm tekitabki nagu igasugune emotsioon tekitab meie kehas nii-öelda happelist olekut. Aga happeline olek tekitab meie kehas nii-öelda sooduspinnase kõikidele pisikutele haigustele, mis iganes võimalustele, on ju. Et selles suhtes on hästi hea vaadelda seda ka, et me sellega ka kaasa ei lähe. See tuleb nii peenel tasandil meie kehasse see hirm sisse, et sa nagu vaatad inimesi, kõigil on maskid ees, kõik on hullult mornid ja siuksed tunned, et nagu isegi pinges, et äkki ma nüüd kuskilt haaran endale külge midagi
ja mida rohkem sa seda endale sisendad, seda suurem tõenäosus on, et nii lähebki. Sest et on see hirmu magnetism, eks ole. Vaata, kuidas hirm töötab. Me ju tegelikult, kui me vaatleme seda ennast kui loojat, eks ole, me ju tegelikult kogu aeg oma mõtetega loome sündmusi enda ellu ja tõmbame neid ligi. Aga mis töötab selle juures võimendina, on emotsioon. Ehk et kui sul on mõte, et vot ma tahan sellist elu, on ju, siis sellest on vähe. Aga kui sa paned, oi küll ma oleksin siis õnnelik, kui mul oleks vot selline elu, siis seda on juba rohkem, et sa laed seda mõtet, on ju. Aga nüüd hirmuenergia laeb sinu visiooni või seda mõtet nagu veel tugevamalt, et sa saad selle kohe nagu niimoodi kohe kätte. Vahest eriti, no minul oli elus näiteks väga suur hirm oma lastest ilma jääda. Ja ma ei tea, kus see tuli, aga see kogu aeg nagu kuidagi oli niimoodi taustal. Ja lõpuks tegelikult läkski niimoodi, et laste ema kolis lastega minema ja ma jäin nendest lastest ilma just ma usun tänu sellele hirmule, et ma ise andsin sellele nagu jõudu kaasa. Ja selliseid näiteid on ka palju. Kuidas sinul on, mis sinu suurim hirm on olnud ja kuidas sa sellest oled nagu välja tulnud? No, hirmusid on palju, hirmusid on palju, et ma arvan ka, et kes inimene, nagu sa alguses ütlesid, et kes üldse hirmu ei tunne, et siis sa lihtsalt, ma arvan, et väga ruttu, kui sa hakkad loogiliselt mõtlema või tunnetama seda, et kui sul üldse hirmu ei oleks, siis sa läheks astuks kõige kiiremal, ütleme, tipptunnil, kui autod liiguvad, siis sa lihtsalt astuks autoteele ja sa ei tunneks, ja sa saakski paugu sealt, on ju. Et see ja teatud inimestel ongi looduse poolt või ju siis nende vanematel ei ole olnud, et vaata, hästi palju on niisugused YouTuberid, kes siis saadavad niisuguseid videosid, kus nad ronivad kõrgustes, teevad seal tala peal kuskil kukerpalju, ilmselgelt on tema kehas see koht, see emotsioon nii minimaalne, et ta saab seda teha. Ise mul piisab juba vaadata seda läbi tema kogemuse ja mul hakkab paha sellest kõigest, mida ta seal teeb. No ma ütlesin, ma ei teeks never ever seda ise. On ju, aga müts maha, et mingid inimesed, ma ei tea, kas see on nagu, ütleme, kas see on niisugune suur nagu vägitegu või täis lollus, on ju, eks see on igaühe enda otsustada, et kui kaugele sa oma piiride katsetamisega tahad minna, on ju. Et samas on ju, mis iganes ala peal inimesed, kes teevad ekstreemsportist, on öelnud, et ärge minge üle piiri kunagi. Ükskõik kui kõva vend sa selle hirmutundega oled, on ju, ükskõik kui vaba sa oled, et ma olen omal ajal ju kõvasti liikunud ka pättide keskkonnas ja nii-öelda tajun seda ümbritsevat, on ju, ja mida hullemad on inimesed olnud, on ju, selles suhtes, kes ei karda mitte midagi. Need on ühel päeval saanud nii tugeva karistuse selle poolt, et ikkagi on kuskil veel üks kõvem vend, kes temast hullem on ju. Et see on niisugune ekstreemne näide minu niisugust nooruspõlvedest, et ei ole, et kuskil ikkagi taju, et kus see piir on ju. Aga mis mul on üks hea näide, ma tooks siia juurde ühe hea näite, et üks, mida ma olen siin rääkinud, mis just eelmine aasta, mul on nagu tihti sellise lohetamine on selline koht, kus ma väga tihti tajun neid hirmukohti, et kus ma jään kas kinni või liigun läbi ja hakkan vaatlema, et miks ma seda ei tee, on ju. Et eelmine aasta just oli niisugune päris huvitav juhtum, et oli tormise ilmaga, et läksin siis ka surfama ja ei olnud tükk aega tormilohega sõitnud ja see on niisugune väiksem lohe, on ju, mis liigub hästi kiiresti. Ja võtsin ta ilusti välja pakendist, panin kõik liinid külge, mõtlesin nii, et laseme üles. Ise tundsin küll, et midagi on valesti, aga tead, iga surfar on ju siuke, et saaks ruttu merele, on ju. Et mine tea, äkki tuul kaob ära. Ja tõmbasin siis selle nii-öelda, ütlesin, et tõstsin käe üles, davai, et laseme üles. Ja nii kui ise tundsin, et midagi on valesti. Ja tuligi välja, et mul oli üks liin lühemaks jäänud. Mul oli kuskilt see kotist liin küljest ära tulnud, aga ma olin ta kiirustades külge pealt, ma ei olnud nagu piisavalt kontrollinud, kas liinid on ühe pikad
ja mis siis juhtus, see lohe pani kohe nagu pöördesse ja kujuta ette, kui sul on seal tuul mingisugune, ma ei tea, 15-20 meetrit, siis sa nagu sekundis, siis ma panin selle lohega ja seal oli puid täis, no õnneks niisugused meetrised puud, see rand oli puid täis, mul oli kiiver peas õnneks. Ma panin 100 meetrit, nii et ma ei suutnud mitte midagi teha. Ma lihtsalt lohisesin selle lohe järgi, see käis nagu nii kiiresti kõik, nagu elus juhtub, käib tšah-tšah-tšah ära ja siis mõtled, et oota, siis tuleb see teadvus tagasi, et mis toimus. Ma küll üritasin kõhu alt, aga kõhu alt seda lohet lahti lasta, no ei õnnestunud ja nii kaua, kuni see lohe lendas just kõrgemasse puusse kinni ja ma jäin stoppi. Ja mis mu kehas toimus? Totaalne freeze, no. Totaalne niisugune jäätumistunne, et ma ei suutnud ennast liigutada, ma olin täiesti šokis, nagu mõtlesin, et vau. Ja tead, hääl värises, keel värises, mõtlesin, minge metsa, noh, tead, see šokiseisund oli kehas, eks. Ja siis vaikselt hakkasin nagu sellest välja tulema, hakkasin teadvustama, et see hirm on praegu nii aktiivne, et rahuliku hingamise juurde, mis ongi selle hirmu märkamise juures kõige olulisem, et see hetk, kui sa tajud oma kehas hirmu, kui sa märkad, et mingi hirm on tulnud sulle üle, et kas siis ühisväljast, sinu enda tegevuse tagajärjel, kellegi ütlemise tagajärjel, mis iganes see on, et kui sa seda märkad, sest hirmu järgmine samm on see, et ta siis on mitu võimalust, et kas sa nii-öelda freesid, jäätud, eks, või sa siis hakkad võitlema kohe sellest hirmust. Esimene kaitse on võitlus kohe, et sa hüppad nii, et sa ise ei mõtlegi, sa juba lähed rünnakusse või sa põgened, eks, sellest kohast, nii et sa järgmine moment, kui sa alles avastad, sa võib-olla oled juba 10 minutit kuskile jooksnud, et sa ise ka ei tea aru, et kuhu suunas sa jooksnud oled. Aga kõige tavalisem ikkagi, mis kõige enam esineb ja mis kõige rohkem nii-öelda inimest hirmu lukustab, on see jäätumistunne nii-öelda. Et see jäätumine jääb nagu kehasse sisse, et kui sa ei suuda midagi teha, kui sa lihtsalt oled nagu šokiseisundis ja sa küll tahaks midagi teha, su hääl on vait, su keha on tuim ja sa ei suuda lihtsalt midagi ette võtta. Ja mul oli siis siuke värk, et ma märkasin selle ära ja mis ma tegin, ma võtsin teise lohe ja see oli nii ebamugav, ma tundsin iga ihukarvaga, et no ma ei taha seda teha. Sest et kui ma uuesti nüüd selle panen, siis ma seda üle ei ela, see keha ei ela mul üle seda šokki uuesti nagu. Aga ma tegin selle ära, endal käed värisesid, jalad värisesid, ma lubasin sellel, võtsin natuke suurema, mis vahet ei ole, ma suudan seda johet juhtida küll, aga ma teen selle kohe selle kogemuse nii-öelda tervendan kohe ära. Ja see, ütleme, et oli väga ebamugav mu jaoks, ma tajusin veel nädal aega hiljem ka seda tunnet, et iga kord, kui ma lohet hakkasin laskma, mus käis kehasse judin läbi, et see sama tunne tuli kehasse tagasi, et nüüd võib midagi jälle juhtuda. Aga need ongi need kohad, et kas sa hakkad märkama seda kõike, tuled, tood ennast hingamise juurde, sest see hingamine ongi selle hirmu vabastamise võti. Rahulik, tasakaalukas, märgatud, vaadeldud hingamine, et sa hakkad keha lahti uuesti hingama sellest pingeseisundist, et see on nagu võti, et siuke huvitav kogemune, väga värske, aga neid on veel palju vahepeal juurde tulnud. Aga ütle, seleta ka lahti, miks oli sul vaja see nagu üle teha kohe? No tegelikult, mis seal üks asi veel, mis on see tundub võib-olla naljakas inimestele, et noh, mul ju tead samamoodi, et sõbrad seal ümberringi, kes võib-olla paljud ei olegi ennem näinud või kogenud või nii teadlikud, et tegelikult on kõige õigem sellistel hetkedel keha hakata raputama. Lihtsalt sa hakkad kehast välja raputama seda tunnet, ükskõik kui naljakas see tundub kõrvaltvaatajatele, ükskõik kui ebamugav ja see on ka häbi. Isegi see häbitasand on nii peen, et kui sa märkad ka seda, et kui sa hakkad ennast raputama, siis sul esimene tunne on see, et sa nii-öelda hakkad ka märkama seda häbitunnet, et mida teised mõtlevad, eks.
et mida teised sust nüüd arvavad, kui sa niimoodi käitud, mis on ka üks baasmustreid inimeste sees, et esmaselt nad nii-öelda kardavad isegi seda, et mis teised must siis arvavad, kui ma niuke olen. Kui ma olen see, mida mina enda jaoks praegu vajan, seda teen, siis miks see nii-öelda, et miks sa seda teed ja et mõtlevad, et sa oled vähe napakas, on ju. Mida rohkem sa endaga tööd teed, mida rohkem sa endast nii-öelda seda häbi ja ebamugavust välja lased, seda kergemaks su elu läheb. Ja mina tegin ka see hetk seda raputust. No siin koha peal ma võib-olla tooksigi paralleeli meie praeguses ühiskonnas, et näiteks miks inimesed kannavad maski, ei olegi tihti põhjus selles, et nad kardavad haigust, vaid on see häbi ja see kuuluvustunne, et kardetakse nagu teistest erineda. Et korraga, kui kõik katsid omal näod ära, siis oli imelik olla nagu ilma maskita. Ja paljud läksid puhtalt sellepärast, et nad kartsid võib-olla mingit rünnakut ühiskonna poolt või sellist nagu pahakspanu ja häbi, eks ole. Et see haiguse hirm oli seal nagu, noh, ma usun paljudel nagu minimaalne. Just, et ma veel lõpetaks selle mõtte seal, vaata, sa küsisid, miks see hirmu kogemus tuleb üle teha. Et see ongi see, et sul jääks see kehasse sisse, et sa saaks alati negatiivne kogemus, tuleb positiivse kogemusega üle kirjutada. Ükskõik kui ebamugav see ei ole, kui sa ei suuda seda kohe teha, siis sa pead kas või selle tegema, et noh, me räägime siin praegu lihtsatest juhtumitest, on ju. Elus on mida iganes tulnud, et näiteks ka kõik, noh, ütleme, et üsna tavaline siin liikluses liigume iga päev, kes on autoavarii teinud, mina olen samamoodi ka autoavarii teinud, et pärast seda oli mul väga raske, mul oli nii, et ma ise olin magasin, kui see avarii juhtus, mina ise magasin tagapingi peal. No. Aga siis käis avarii ära ja sa tead, kui kaua võttis mulle aega see, et kui ma läksin autosse, ma võisin üliväsinud olla, ma ei julgenud kunagi silmi kinni panna enam. Jaa. Ja see jääb alateaduse sisse, et ma lihtsalt tean, et umbes see mingisugune keha mälu, et nii kui silmad kinni panen, nii võib midagi juhtuda. Ja see võttis väga-väga kaua aega, kuni ma selle usalduse uuesti tagasi sain endasse ja hakkasin uuesti usaldama ja lõdvestuma, et kõik on hästi, see oli see hetk, see on läinud, me jääme lihtsalt sellesse kinni, aga see on vaja nii-öelda tervendada ja tihti see ei õnnestu oma teadlikkusega, et mõned keisid on nii keerulised ja selleks ongi vaja kõrvale endale head terapeuti nii-öelda, kes aitab sul selle hirmu ära tervendada läbi selle, et sa selle kõigepealt teed läbi oma teadvustamisega, oma selge teadlikkusega, käid selle olukorra nii-öelda uuesti läbi, tajud iga keharakuga seda tunnet, mis tunne see hetk tekkis, vaatled seda kõrvalt ja lubad uuesti, see mõnikord on isegi niimoodi, on see nii raske inimestele, et see tundub nagu täiesti nagu võimatu missioon. Sa oled turvalises ruumis, sul on terapeut kõrval, sa tunned, et sa oled nagu justkui hoitud, aga nii kui sa lähed sellesse kogemusse uuesti sisse, sest too hetk nii-öelda me jõuame jälle sinna tagasi, et sa too hetk ei kirjutanud seda üle, see jäi su sisse ja sa oled seda aastaid kandnud, matnud kehasse ära ja ise ei saa aru, miks mul kogu aeg nagu mingi isegi kõige väiksem asi, keegi midagi ütleb, televisioon, raadio, mõni inimene midagi ütleb, juba sa läheb programm peale, juba su keha reageerib, juba sul kõik hirmu nii-öelda rakud, mis su kehas on, lähevad aktiivseks ja sa oled imestanud, et järgmine moment sa võid olla sellises hirmus, inimesi, kes ei julge liftiga sõita, inimesi, kes ei saa lennukiga sõita, neid hirmu erinevaid faktoreid on nii palju. Ja lihtsalt oluline ongi seda hakata vaatlema, märkama ja mõnikord on isegi vaja vaata heliteraapiat, sest heli nii-öelda aktiveerib ka hirmu meie kehas ja siis vaadelda seda kohta, et miks ma hirmu tunnen, ma olen ju ainult helides sees, on ju.
ja siis lõdvestuda ja selle võti, eks ma arvan, et kõikide emotsioonidest vabastamise võti on vaatlemine, märkamine, lõdvestumine, hingamine. Vaatlemine, märkamine, lõdvestumine, hingamine. No see hingamine tegelikult on kõige esimene. Ma mõtlen ka, et see järjekord võiks olla niipidi, jah. Just. Jaa. Ma tahaksin seda teemat jätkata veel. Vaata veel üks huvitav hirm, mida väga paljud inimesed pelgavad ja millest sina oled väga, no ma ütleks, osavalt välja tulnud ja välja kasvanud. Ja ma tahaksin, et sa natukene jagaksid enda kogemust sellest, missugune on hirm olla suure auditooriumi ees lava peal. Oi jummel, see on päris ebamugav. Esimestes kogemustes oli see väga ebamugav. Tundsid, kuidas käed higistavad, sõnad ei taha suust välja tulla. Iga rakuga tunned, et tahaks hoopis ära minna siit lavalt. Aga mis on oluline on see ja seda on ju kõik tundnud, et ma arvan, et seda isegi aeg-ajalt kogevad väga professionaalsed näitajad, et neil lihtsalt ununevad sõnad ära. Ja seda juhtub väga tihti ja sa pead olema sellel hetkel nii julge, et kaks võimalust, kas sa ütled, et ossa Bella, et mul praegu sõnad läksid meelest ära. ja ma olen ise näinud, ma räägin siia vahel, et väga äge suveteatri etendus, välietendus ja mis ajab teate tihti inimesed ka nii-öelda errorisse on see, et kui muutub keskkond ja hakkas paduvihma hakkas sadama ja näitajad pole harjunud ju siuksega, et sa oled paduvihma käes nii-öelda ja sa pead etendama ja siis su meel keskendub paduvihmale ja su sõnad juba lähevad, sa tuled sellest kohalolust, et sa pead sõnul jagama ära. Ja siis oli see, et näitleja lihtsalt ütles, et perse, see kuradi vihma ajab mu kõik sõnad meelest ära. Ja rahvas niimoodi hakkas naerma, ja siis ta nagu tuli sellesse ja ütles, et mis me teeme nüüd, kas me istume edasi ja rahvas oli nõus istuma paduvihma käes ja etendust vaatama. Ja samamoodi on see laval olemisega, et mis iganes tunned, sa tunned, kõige suurem vabanemine on see, kui sa selle auditooriumi ees nii-öelda ütled selle välja. See on number üks asi, et sa tunnistad seda iseendale läbi selle, et sa ütled selle endast välja, et mul on närv sees, mul on praegu väga ärev, ebamugav olla siin, sest mõnikord on isegi nii, et sa oled juba palju olnud, aga sul on pikem paus jäänud. Isegi siis tekib see sama tunne uuesti tagasi. Kui sa teed järjepidevalt kogu aeg, iga päev, siis sa tead, see läheb niisuguse nagu flow'ga. Nii kui sul jääb paus sisse, mul on näiteks sama lohetamisega, kui ma nagu talvelohetaja ei ole, iga kord, kui me esimene jälle see tekib, siis ma samamoodi jälle mõtlen, et oh my god, et ma ei tea mitte midagi sellest lohest. Aga see on nagu jalgrattasõit, vaata. Isegi kui sa ei ole jalgrattaga ammu sõitnud, siis see ka algus nagu võib-olla tundub ebamugav natukene. Ja siis kohe kehasse tuleb see mälu meelde, et see kõik on tegelikult nagu turvaline, see kõik on nagu mõnus, mis sa siin teed, lihtsalt lõdvestu sellesse. Ja nii kui sa selle siis välja ütled, et nii sul see kõik hakkab, see lõdvestus kehasse tulema ja ma olen ise tihti analüüsinud ka, vaadanud oma tagantjärgi oma nagu ettekanneid ja ma märkan alati, et esimesed niisugused 5 minti, teised võib-olla ei saa aru, aga mina näen enda sees seda, et mul on pinge. Ma olen pinges, ma puterdan nii-öelda keha nagu sõnadega, kordan pidevalt ühte sama mingisugust lauset ja nii edasi ja see kõik on selle tagajärg, et mul on närv sees.
et ja veel üks niisugune võib-olla päris niisugune tragikoomiline nagu näide, et mingi hetk, see oli 3-4 aastat tagasi, kui ka hakkasime siin Juhanson Raivoga neid meeste seminare tegema. Ja siis mul oli niisugune nagu esmane kogemus, et kutsud, et saada reklaami nii-öelda, et siis sinu pilti, Igor, ei näe ma praegu. Võib-olla ma ei räägi selle pärast. Et siis kutsuti nagu hommikul, et ma teadsin, et ma lähen raadiojaama rääkima, mis on nagu palju kergem kui otse-eetris rääkima televisioonis. Sest see kuidagi, kui sul need kaamerad on sul näo külje peal, siis tekib kohe mis asja nagu. Ja vot see on oskus, kui sa suudad ennast välja lülitada ja oma asja ajada, nii et ma ütlen, et ma arvan, et kõige vabamad inimesed, kes teevad pornofilmi. Ja usu, see kaamera hõõrub peaaegu vastu su kuradi tilli ja sa pead selle kõvana hoidma ja veel samas nagu oma asja ajama. See on kõva vend, on ju. See on ülikõva vend, kes seda kõike sellisel tasandil suudab teha. Aga mul oli siis niimoodi, et mulle öeldi, et ei, see ei ole raadio, ma olin juba kohal, 5 minti on aega. Nii. Ja sul on otse-eeter vene keeles. Aga vene keel. Ja põhimõtteliselt ma tundsin, kuidas närv hakkab tulema, märkasin juba need eelnevad inimesed, kes minu ees oli, just hakkavad ära tulema. Löödi jalaga perse ja öeldi, ja juba ma istusin seal nagu otse-eetris vene keeles. Ja vene keel ei ole probleem mu jaoks, kui ma olen lõdvestunud olekus, ma võin rahulikult rääkida, aga ma polnud nii ammu vene keeles rääkinud. Ja siis, kui saatejuht küsib sul küsimuse ülikiires vene keeles, siis ma tundsin lihtsalt seesama tunne, see hirm. Ma lihtsalt jäätusin ära. Tundsin, et minge pekki, ma ei saanud ühestki sõnast aru, mida ta küsis praegu. Suu kuivas reaalselt kokku, ma tundsin keel ja kõik mul nagu suu ei liikunud. Ta küsis teist korda veel, ta mõtlesin, et ma ei saanud aru. Selles mõttes aru, et mingi küsimus enam-vähem aimasin, mis suunda ja ma ei suutnud rääkida, suu lihtsalt ei läinud lahti ja siis ma nagu üritasin rääkima hakata ja ma kordasin 3 sõna kogu aeg. Ja думаю так, что... Ja думаю так, что... Ja veel 3. kord. Ja siis ma ütlesin, vene keeles ütlesin välja, et näete, ja ma tunnen praegu, et ma unustasin kogu vene keele ära, sest kehas toimus samal ajal siuke protsess, et ma mõtlesin, et ma jooksen sealt otse-eetrist minema. See on ju nii häbi, totaalne häbi tunne tuli üles, et ma olen mökku, ma ei ole väärt midagi, et miks ma siia tulin, ma hakkasin ennast siunama, et mille jaoks seda vaja kõike on. Ja kuni selle hetkeni, kui ma ütlesin selle endast välja, tajusin, et isegi see väljaütlemine oli nii ebamugav. Aju hakkas mõtlema, mida nüüd kõik must mõtlema hakkavad, mida nad arvavad must, et mu eneseväärtus läks nagu nulli tasandile nagu väärtustamine. Aga õnneks olid need saatejuhid juba seda suure tõenäosusega ennemgi kogenud, et mõnel inimesel jookseb lihtsalt juhe kokku. Ja nad läksid hästi rahuliku rääkimise, küsis uuesti või natuke proovis ka minu eest vastata ja siis ma tundsin, et mul läks nagu uuesti lahti. Aga see protsess oli nii sisemine, et paljud inimesed ei saanudki aru, et midagi oli valesti. Aga need, kes mind tundsid või tunnevad paremini, need said aru, et sa polnud üldse sina, et sa olid nagu kivi kuningas seal istusid ja kuidagi puterdasid. Aga võib-olla lihtsalt see respekt nende suhtes oli see, et ma üritasin seda vene keeles ikkagi rääkida, ükskõik kui hästi või halvasti, aga ma lasin nii-öelda lõpuks ma sain selle nagu liikuma ja käima ja saime selle nagu inteka tehtud. No see on päris raju. Ma kujutan ette, väga raju. Kui siin kuulajad praegu kujutavad, et niimoodi kodus istudes ja itsitades ei tundu see nii hull, aga kui sa paned ennast sellisesse olukorda, kus on sul võõrkeeles, su käest küsitakse, sul on mingid raadiomikrofonid ja asjad ümber või kaamerad
ja siis sa pead vastama ja sa lähed lukku, siis see on ikka väga piinlik ja väga raske tunne, millest tahaks tõesti põgeneda, et see on päris karm. Aga see on megakogemus, see on megakogemus, et see, kui sa sellise asja oma elus läbi teed ja pärast näed, et mitte midagi hullu ei olnud, et see on su enda sees need hinnangud, mida sa hakkad ise endale andma hirmu nagu baasil, et hirmu taga ju tihti on häbi. Üks on ka, et noh, neid hirmu nii-öelda aspekte on hästi palju erinevaid, aga ütleme, et niisuguses igapäevaelus hirmu tundmise taga on tihti häbi, et mis meist siis mõeldakse, kui me jääme oma tõele nagu truuks, nagu sa ütlesid, see maskigi teema on ju, et ma ei taha siin kellelegi nagu propageerida või öelda, mis on õige, mis on vale, et iga inimene peabki ise tundma, mida ta tahab teha. Aga tunneta, et kas sa tahad seda sellepärast teha, et sa tõesti tunned, et sul sellest kasu on või sa teed seda sellepärast, et nii kästakse teha. Ja seal taga on veel see hirm, kui sa nii ei tee, siis sind karistatakse ja kui sind karistatakse, on ju, siis sa saad ju endale pleki külge, sa oled kriminaalselt karistatud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis sa kardad juba töökohta kaotada, siis sa kardad juba nii-öelda kogu ühiskonna halvaks panemist, et sina oled oma tões ja sina tahad oma tunde järgi asju teha ja ma tunnen, et sellest asjandusest ei ole kasu, mitte mingit kasu. Ja need, kes tunnevad, et sellest on suur kasu, siis olgu nii ja see on jumala okei, et sina tunned niimoodi. Ja vaata, kuidas tihtipeale sellistes olukordades see hirm kasvab reaalsusest nagu tohutult palju suuremaks. Et me enam nagu ei vaatlegi seda olukorda kainelt, et mida me võime kaotada või mis tagajärjed võivad seal olla, vaid see hirm nagu on suurem, kui asi ise väärt on. Mul oli näiteks siin hiljuti üks minu lugejatest võttis minuga ühendust Messengeris ja hakkas kirjutama. Naisterahvas, 2 lapse ema, paduhirmus, paanikas. Ta kirjutab mulle, et mida ma peaksin tegema, kuidas ma peaksin elama. Nad tulevad ja võtavad mu lapsed ära, nad tahavad meid kõiki vaktsineerida. Ma teen pigem enesetapu, kui lasen seda teha. Mul ei ole enam elul mõtet. Ehk et inimene on valmis minema enesetapuni, et vältida mingisugust nagu hoopis väiksemat ohtu. Noh, mis on enesetapp, see on nagu kõige hullem, mis saab sinu elus üldse juhtuda. Ja see, kui sa nagu väldid mingisugust ohtu, mille suhtes on sul kasvanud hirm, sa oled valmis, noh, nagu tuuakse sellist näidet, et kui inimene kardab ämblikut, siis ta hüppab paadist välja vette, kuigi ta ei oska ujuda, eks ole. Et need kaalukausid lähevad nagu nii paigast ära. Selles suhtes me ei tohi seda nagu alahinnata, seda hirmu, mida inimesed praegu võivad kogeda ja missugused võivad olla need tagajärjed. Need tagajärjed võivad hoopis hullemad olla, kui kogu asi üldse nagu oli. Et nagu, kuidas see praegune olukord on ju, kardame mingisugust gripilaadset asja, eks ole, ja me nagu paneme kogu maailma lukku ja paneme kõik kinni, siis see on selgelt ülereageerimine minu arvates. Eks ta nii on ja tegelikult, kui sa nagu hirm kui siuke, siis hakkad süvenema, et mõlemal poolel on tegelikult ju hirm sees. Et ei ole üks pool hirmust vaba, et need, kes nii-öelda, noh, võta kas või see Toompeal toimunu, on ju, seal ei on puhas ühepoolne hirm, et nii-öelda valitsus teeb seda sellepärast, et neil on oma hirm, et rahvas ei kuuletu, pandeemia kasvab üle pea, siis keegi ei allu sellele nii-öelda ravile ja see on nagu valitsuse poolne hirm ja mida nemad kardavad, kõige rohkem kardavad seda, et kui nad ei käitu õigesti või kui nad üldse midagi ei tee või kui nad ei tee niimoodi, nagu kogu maailm teeb, siit on hea näide praegu, et kõik käituvad ühtemoodi. Väga vähesed riigid, kes on julgenud teistmoodi käituda, eks. Ja need saavad kohe terve maailma käest tuslepisse, on ju. Nende nimed tuuakse kohe esiridadesse
ja näita, milline poliitik tahab olla ebapopulaarsete nimistute eesost. Mitte keegi taha, kõik tahavad populaarsed olla. Läbi populaarsuse tõsta oma mainet. Ja sama pool on siis teine pool, need, kes nüüd ütleme, tahavad, kellel on hirm selle üle, et hakatakse nüüd jõuga tulema kodudesse, võtma inimesi kaasa. Nad suudavad oma hirmuga samamoodi mõelda kõige hullema versiooni üldse, mis mõelda välja annab, et sind lihtsalt lohistatakse kodust välja, et ei tulda rahulikult, vaid kohe käed raudu, kohe antakse paukud sisse, lambid kinni ja lohistatakse põhimõtteliselt autosse, kui sa sõna ei kuula nii-öelda. Et see on ju ka hirm kõik, eks. Ja nii see hirmude peegeldus käib. Üks peegeldab ühele poole ja kui see pool läheb selle hirmu kaasa, see on see sama hirmu nii-öelda endasse võtmine, et sa ei märka, et see on kõik hirmutamised, metoodika, taktika nii-öelda. Kui sa sellest läbi läheks, sellega kaasa läheks, aga ikkagi inimesed reageerivad kohe hirmuga. Ja tekib lumepalli efekt, hirmu lumepall, kus ei ole ainult üks osapool, kus kõik on osapooled, on need ühe poole nii-öelda vaateväljast lugupidajad ja teise poole. Kõik on üks lumepall. Kõik on hirmu lumepall. Ja kui sa selle taipad ära ja märkad seda, et ma ei lähe võitlusesse ükskõik, kui palju mind üritatakse provotseerida. Ükskõik, kui palju mind üritatakse hirmutada, manipuleerida, mida iganes, sest see hirm on ju terve elu nii-öelda kõige suurem manipuleeriv faktor. Just. Kui kvaliteetselt see sinu elu kvaliteet sõltub sellest, kui palju sa suudad märgata hirmu manipulatsiooni. Ja. Ja see kehtib ju mida kõige elulisemad näited, näiteks sinu suhe. Kas sa oled suhtes sellepärast, et sa kardad, et sa rohkem kedagi siin elus ei kohta, et see ongi sinu viimane suhe. Kas sa nii-öelda sinu näide, et sa oled sellega perega koos sellepärast, et sa kardad, et muidu sa jääd lastest, muidu laste armastusest, et sa kardad, et lapsed hülgavad, sest sina elad oma tõe järgi, et sa kardad laste viha, laste sinust lahti ütlemist, nii see on. Kas sa kardad seda, et naine, kui sina väljendad oma tõde suhtes, et kas sinu partner võib-olla jätab su sellepärast maha, et sa väljendad oma tõde ja nii edasi ja oma tundeid ja mis iganes oma nii-öelda asju sa väljendad, iga asja taga on hirm, et äkki siis mind enam ei aksepteerita, mind jäetakse maha ja lähme siit edasi töö juurde samamoodi. Sa teed tööd, mis sulle üldse ei meeldi, aga sa teed seda sellepärast, et sul on hirm, sest muidu sa ei majanda ennast ära, kui sa valid töö, mis on hoopis palju sinule südamelähedasem ja hingelähedasem, või sa teed mingi muutuse elus. Aga sa kardad, sest et sa arvad, et nii kui sa selle muutuse teed, ei pruugi sa enam uut tööd saada, ei pruugi sa enam nii-öelda mingit elukohta jõuda maksta, mille eest, et su katus, kui sul on veel lapsed ja pere ja see on meestel, eriti tugevalt on see meestel sees, sest mehed on alateadlikult nagunii siuksed, ütleme, pere eest hoolijad, hoolitsejad, et neil on see nagunii see süütunde vorm on nii tugevalt sees, et nad tahavad perele parimat anda ja tihti nad ei julge muudatust teha sellepärast, et nad arvavad, et kui nad selle muudatuse teevad nii-öelda, siis see hooliv isa ei suuda enam tagada perele maksimaalselt turvatunnet, sest et võib juhtuda, et tekib mingi paus, kus sissetulekut ei ole, võib juhtuda, et enda aju suudab selle hirmu baasil nii suuri igast asju välja mõelda, et sa ei saa enam süüa osta oma perele ja et sa ei suuda kodu korralikku tagada, et su lapsed jäävad haigeks ja mida iganes, bla, 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 bla hakkab tulema.
ja see on ka, et ma ütlen, et see hirm, kui hakata tooma praegu ükskõik mis eluvaldkonnas, spordis, mida kõige rohkem kardetakse, eks tänapäeval on juba uued hirmud tulnud, tänapäeval kõik sportlased kardavad nii-öelda vahele jääda oma dopinguproovidega, sellepärast et lisaaineid tarbivad kõik sportlased. jah, See lihtsalt see mõiste, et see on doping, see on lihtsalt mõiste. Näidake mulle üks sportlane, kes suudab ilma vitamiine, lisaaineid tarbimata, et mis iganes, olgu see tugev C-vitamiini ületarbimine, olgu see magneesium ületarbimine, mis iganes meetodil, et enda lihaseid kiiremini taastuma panna, sest see, ütleme, treeningtase, mida tippsportlased peavad tegema. Siin ei aita ainult doping, siin ei aita, et no, andke mulle dopingut, ma ei võida mitte kunagi sellist taset nagu Veerpalu on võitnud. No mitte kunagi ei võida. Et see on suur töö, see doping osa on nii väike osa seal taga, mis aitab sind võib-olla natukene, see 1 millisekund sind parema suusataja olema, aga mitte see, et sa seal nagu, noh, et sa tänu sellele saad kellegiks, ei saa. Ja nii edasi, et vaata, see hirm on ju tegelikult kannab, et võta mis iganes ala, toitlustajad täna, kõik on hirmul, mis saab. On ju? Sa oled elutöö teinud, täna öeldakse sulle, no uudised tulid, et pange välja lauad, on ju. Aga me ei tea, millal normaalne kohviku elu ja juba tekitatakse hirmu ette, et olge rahulikud, sügisel oleme jälle samas kohas. Tere tulemast tagasi sügisel. Praegu on suvepuhkus teile, kallid inimesed, aga sügisel sama jama. Tere tulemast tagasi hirmumaailma. Praegu puhake 3 kuud rahulikult närvi, sest muidu te lihtsalt sureksite niisama ära. Aga siis on lootust, et jälle öelda, et koroona on kõigest süüdi. no võt. Ja see ongi manipulatsioon, vaata, sellega hoitakse inimesi kogu aeg selle konksu otsas. Lihtsalt, ja suvel ei ole uudiseid, kõik justkui vaibub maha, on ju. Inimesed on, meeled lähevad puhtaks, keegi ei käi maskides, sa ei näegi enam, kes on väga hirmus, kes jäävad hirmu kinni, olen kuulnud lugusid, kes ei ole suvel ka välja tulnud ja istuvadki kodus ja kodus on ka mask ees. Palju õnne. Ja selles mõttes, kuidas on näha, et kuidas see hirm nii-öelda siis ühisväljas toimibki, et kui kõik rahuneb maha, kui meedia rahuneb maha, ajalehed rahuneb maha, valitsus läheb puhkusele, ei tööta, ei tooda juurde. Hirmu. Null nakatumist. Kuhu kaob suvel viirus? Mis ta läheb ka puhkama või? Ei lähe. Ei lähe viirus puhkama. Viirus on õhus kogu aeg. Ja vaata, kui palju sellest oleneb. Mida rohkem me sellest räägime ja seda hirmuenergiaga toidame, seda rohkem me seda saame. Aga kui me nüüd tegime enam-vähem ülevaate sellest, kus me seda hirmu igapäevaselt nagu näeme ja sellega kohtume. Mulle väga meeldis, et sa tõid selle sportlaste näite veel sisse. Et noh, need inimesed, keda meie peame kangelaseks, nemad ei saa ka ilma hirmuta hakkama, et nad on ka samamoodi selles lõksus kinni. Aga kas sa jagaksid võib-olla enda poolt, me alguses rääkisime, mulle väga meeldis see, et sa tõid hingamise sisse, sest et see on tõesti väga oluline, et sa tood tähelepanu kehasse ja hingamisega rahustad oma siseorganid juba maha ja oma meele rahustad maha. Aga mis oleksid veel sellised tehnikad, mis aitavad seda hirmu ületada ja saada selle hirmu kontrolli alla, et saada hirmu valitsejaks? Mida sina omalt poolt soovitaksid? No üks asi on, nagu ma ennemgi rääkisin, on see praktika, et noh, oleneb valdkond, millest sul see hirm on, eks, et nagu meie vestlust alutasime ka, et kui sul on olnud näiteks kuskil kunagi avarii ja sa ei julge enam tänu selle tagajärjele rooli minna, siis võta see keskkond, hästi rahulik keskkond endale, kus sa tunned, et sul ei ole teisi liiklejaid. Kas või maasektoris, metsa vahel.
ja võta see otsus vastu, et sa proovid siin metsa vahel alustada step by step seda sõitmist ja kanna see üle ükskõik mis valdkonda see on, ükskõik mis valdkonna. Kui sa töö juures nii-öelda, mis on suurte niisuguste kompaniides, firmades kõige suurem hirm on töölistel oma ülemusele ka rääkida oma tunnetest, oma nägemusest, oma visioonist ja oma väljendusest, et midagi on valesti siin, on ju. Ei julgeta rääkida, oma kaastöölistele ei julgeta välja öelda, kui keegi kedagi jeblab iga päev, on ju, siis sa oled valmis kannatama, endas maha suruma selle, et teine sind kogu aeg mingit moodi alandab. Sa ei julge talle välja öelda, eks. Hakka välja ütlema vaikselt, see on hästi ebamugav alguses. Nagu sosina haldiga. Kas või kirjuta algus. Kirjuta kiri, mida sa tunned, et kui niisugune asi sinu ümber toimub, eks. Ja kui sa märkad, et see ei aita ja seal ei toimu mingeid muutusi, siis on sinu vastutus see enda tunnete eest vastutus võtta ja muuda keskkonda. Kui sa ei suuda, kui inimesed ongi negatiivsed su ümber, siis ära jää sinna, ära ole seal, eks. Et kui sul on nii-öelda ka ebamugav näiteks kas või praeguses keskkonnas seal, ma ei tea, sa tunned, et sa tahad näiteks kas või ilma maskita liikuda, aga sa ei taha trammi minna, sest sa ei taha maski kanda, käi jala. Jah. On ju? Käi jala, hinga värsket õhku, mine tee see ots jala ära siis, eks, et või vastupidi, kui sa tunned, et see mask on nii oluline, siis panegi ja ära tunne ka häbi. Mul on olnud ja ma ütlen, et samamoodi nendel inimestel on mune, kes on tulnud seltskonda, kus on kõik ilma maskita, üks inimene maskiga. Vot sellel peab ka mune olema. Et ta jääb oma tõe juurde, hoia see mask ümber näo, kui sa tunned, et sul on see oluline. See on jumala okei, see on isegi väga okei, et sa seda teed. Ja see on teiste asi, kui nemad tunnevad ennast ebamugavalt, et keegi on maskiga. Mina vastupidi, mina tunnen kaastunnet, et kuidas sa seal hingata suudad. Jah, täpselt. Ja see on nagu okei ka. Ja samas, ütleme, et nagu ma enne mainisin, ma teen iga päev nüüd juba olen päris pikalt teinud, võtangi endale 10 minti. On olemas erinevaid nii-öelda raputamismuusikaid, ükskõik sa võid kas või väga hea diskoloo panna või house'i loo, mis iganes, mille saatel sa tunned, et sul on mõnus keha raputada ja kehast välja raputada, mida iganes. Me praegu kogeme iga päev nii palju ühisväljast ka, et iga päev tekib kehasse. Ükskõik sa võib-olla ise ei pane tihti peensusteni tähelegi nii-öelda pisidetaile, aga piisab ühest telefonikõnest kellegiga, kus käib ka hirm läbi, kus käib ebamugavus läbi, kus käib häbi läbi. Need tundeid on palju, süütunne on ju, ja kurbus ja viha ja rõõm ja kõik on, aga tihti me ei luba neil endast välja. Raputa, need jäävad kehasse kinni, raputa nad välja endast. On 10 minutit, sa leiad just 10 minutit päevast pole mingi aeg. See on nii lühike, aga samas nii tõhus. Ja teine asi, kindlasti see hingamine. Tule endasse, sest hingamine toob sind kohal olusse. Kui me räägime kogu aeg meditatsioon, see tundub justkui ulme tegevus, et sellega saavad hakkama mingid suured kurud ainult, kes oskavad istuda lootuse istes, väga moodsalt riides, turbanid peas, et nemad oskavad mediteerida. Mediteerimine ongi hingamine. Endaga kontaktis olemine, vaatlus, märkamine, mis toimub nüüd ja praegu. Kui sa tuled hingamisse, siis sa lõdvestud. Kui sa lõdvestud, siis su meel lõdvestub. Kui su meel lõdvestub, siis see jutt lõdvestub, mis su sees kogu aeg käib, see monkey mind. Kui su monkey mind lõdvestub, siis sa suudad ennast vaatlejaks tuua. Ja kui sa vaatleja suudad olla, siis sa hakkad märkama, mis päriselt toimub. Ja siis sa märkad oma hirmu. Ennem sa ei märka seda. See ongi see koht, miks seda nii-öelda rahusse tulemist peab tegema ja kui sa märkad hirmu,
siis sa oled selles sees, sa vaatled seda hirmu ja sa hakkad sellesse lõdvestuma ja sa hakkad seda välja hingama endast. Ega siis hirm kuhugi ei kao, see on täiesti okei tunne, nagu me alustuses rääkime. Hirm on ka alaloju instinkt, et kui sa hirmu ei tunneks, siis sa läheks hüppaks, teeksid lennuki ukse lennu ajal lahti ja hüppaks välja. Aga sa tead ju, see ei ole, see on surmaga tagajärg. Et ja alati ei peagi, et see hirmu level on ka inimestel erinev. Sa ei pea kuidagi tundma ennast kehvasti selle üle, et näed, et temal üldse hirmu ei ole, et vaata, mul on kõik nii palju hirme. Me oleme kõik kunagi olnud ühes või teises kohas elus, läbielamised on erinevad, meie vanemate närvisüsteem on täiega erinev olnud. Minu ema-isa on sõja ajal üles kasvanud. 5-aastased sellel ajal olnud, kui pommid lendasid iga päev. Ja kujutad ette 5-aastase lapse psüühikat, kui sul pommid ainult plahvatavad ümber ringi. Ja see tuleb minusse ka üle ja ma vahest väga tihti tajun, et need ei ole minu hirmud üldse, mida ma praegu tajun, kogen, vabastan, märkan. Et need on minu kuskilt mujalt tulnud, eks. Kardad pauku ka, ja? Noh, ega selles mõttes, et on see paremaks läinud, aga ega ma ei saa öelda, et ma ei võpataks, kui kuskil keegi selja taga ootamatult sind hirmutab ja ehmatab. No see on vist kõigil nii. Ja no üks tehnika, mis on natukene selline võib-olla raskemate hirmude puhul, aga ka väga tõhus, on umbes nii, nagu sina kirjeldasid seda, et kui sa oled autoavarii üle elanud, siis hakka vaikselt sõitma kuskil teel, kus mitte kedagi ei ole, külateede peal, et kohtuda selle hirmuga ja saada tast üle. Aga võib-olla on ka selline, mis on ka mind aidanud ja minu klient on see, et mina olen soovitanud, et mine selle hirmu sisse. Et see sama, et nüüd, kui sa kujutad ette, et näiteks, et sa kardad haigust või ütleme, et sa kardad haigust, on ju, siis mina soovitan inimesele, et aga kujuta ette siis, et sa oledki nüüd haige. Et sa jääd täiega haigeks. Ja mõtle, et sa oled nüüd, kujutle, et sa oled nagu kõige hullemate sümptomitega haige. Mis saab veel hullemaks minna? Ja mis peale seda tuleb? Mis järgmiseks saab? Ja inimene käib selle nagu raja läbi ja sest tavaliselt me nagu põgeneme sellest, me ei vaata sinna. Okei, ma ei vaata sinna, seda ei ole olemas. Ja siis see hirm on kogu aeg nagu taustal. Aga kui sa lähed ja võtad selle ette, okei, ma lähen sellest hirmust läbi, mis seal taga siis on? Ja kui sa jõuad selle tuumikuni välja, siis seal taga on tühjus tegelikult. Sa saad aru, et see hirm, see suur must õhupall, mis on niimoodi järjest suuremaks kasvanud, on seest tühi. See on tavaline õhk sees. Ta on pime ja tühi, ehk et sa saad aru, et sellel ei ole reaalsust taga. Ja see aitab sul sellest ka nagu üle saada ja ka seda nagu edaspidi valitseda ja näha, et okei, ma tean, et mul on sellega probleem. Ma tean, et ma pelgan seda. Aga see ei sega mul enam elamist, sest et hirm ei tohi elamist segama hakata. Me peame suutma selle nii palju sellest nagu õhku välja pumbata, et me teame, et jaa, see on olemas, okei, aga see ei sega mind. See, ütleme, ma kardan küll pauku, kui keegi selja tagant tuleb, aga ma võin ikkagi jõulu- või vana-aasta õhtul raketti lasta, et mul ei ole see probleem, eks ole? No seal taga veel ongi see, et mis on üks asi, kui sa ütlesid, enne tühjust tuleb surmahirm alati. Ja surmahirm on see hirm, mis kõige selle tuumik on. Et kõik need hirmud, et mind ei armastata või mind tõrjutakse välja või ma jään kellestki ilma või millestki ilma, on kõik tegelikult taandub alati surmahirmule. Ja tegelikult see on hea, et sa selle välja tõid, sest et mina olen ka nagu võtnud suuna, just kui ma teen nagu meeste praktikaid ja teen tööd meeste ringis, et teha tööd just selle kõige suurema, kõige siukse tugevama kooriku või sellise tuumaga, selle surmahirmuga. Meil on isegi selline spetsiaalne laager, surmalaager, mida me teeme nüüd selle aasta juuni alguses. Peaks olema vist mingisugune, 3. juuni või.
et kus me tulemegi kokku ja teeme läbi põhimõtteliselt suremise rituaali. Me teeme läbi seal kõik need hüvasti jätmised oma kallimatega, viimased tegemata jäänud asjad, kuni testamendini välja ja siis me laseme, me nagu lähme hästi nagu selle tunde kallale nagu, kus me saame seda nagu jagada teistega, sest me ei räägi surmast, vaata meie ühiskonnas on surmast rääkimine nagu keelatud. Aga nüüd, kui me laseme meestel seda väljendada ja teeme ka matmisrituaali läbi, et inimene nagu lähebki, ma olen ise selle korra läbi elanud kuskil Volga jõe ääres Venemaal, mind maeti maa alla maha, öeldi nii kõik, sinuga on jokk. Vaat oligi selline laager, kus me saime selle läbi teha. Ja ma olin nagu maa sisse maetud ja ma mõtlesin nii, kas ma nüüd lõpetan hingamise ja jäängi siia, keegi mind ei tea, et nad ei tea isegi kuhu mind, kellele nagu saata teada, eks ole. Või ma hakkan elama. Ja tead, kui lõpuks minus ärkas see elutahe, eluisu, ma kraapisin ennast sellest hauast välja ja sellest sai minu nagu uus sünnipäev, et see pani mind nagu teistmoodi elu ka vaatama. Samas see on üks tugevamaid praktikaid ka lõdvestuda sellesse surmahirmu. Et Gunnar Aarma oma eluraamatus ju kirjutab sellest, et see oli temale nii-öelda üks, ma arvan, et Eestis üks tugevamaid valgustunud inimesi, kes on nii-öelda omal ajal väga tugevalt igasuguste praktikatega ja kes nagu päriselt tegi tööd iseendaga ja mida ta kõik elus kogenud on, sest et ta oli voolus. See, mis tema elus kogu aeg toimus, see oli nagu tivoli. Lihtsalt vaatad, kuidas üks inimene võib nagu niimoodi elus kogeda kogemusi maailmakuulsate inimestega lihtsalt lampi kokku joosta ja seal ka väga hea vastuvõttu saada ja lihtsalt sa oledki nagu Forrest Gump umbes filmis, lihtsalt sa voolad ja kulged. No see ei olnud juhuslik voolamine, Tiit. Ta oli vaba müürlane, temal olid need uksed kõik lahti. No seda ka, jah. Aga teine asi, mis siis see praktika oli teda nagu, ma ei mäleta, kui pikk see aega, ma võin eksida, aga vähemalt mingid väga nädal vist äkki või kui mitte, ma ei tea, mingid või oli 3 päeva nädal, ma ei mäleta. Et sa pandigi kirstu, lükati muld ka peale. Jah. Ja sa pidid lihtsalt minema nii sügavasse lõdvestusse, kui sa tunned hirmu, siis sa ei lähe kunagi lõdvestusse. Sa pidid kõigest lahti laskma, sa pidid nii miinimumi peale sellesse hetke minema. Nüüd ma olen siin väikses ruumis. Mida ma teha saan? Ma saan ainult lõdvestuda, hingamise viia miinimumi peale, peaaegu üks teta tasandile lihtsalt nagu pool uni, pool ärkvelolekusse minna ja tarbida õhku nii minimaalselt, kui sa vähegi saad. Ja siis sellega sa teed ainult eksami läbi. Muidu sa ei tee. Tiit. Ma küsin sinu käest, et no praegu on algamas suvi ja kevad on ilusti käes, et meil on selline mõnus olemine, aga teadagi meie maal suvele järgneb sügis ja siis tuleb jälle talv ja kohe kuidagi ei tahaks jälle sellist talve, kus me peame siin, ma ei tea, turvameeste eest poodides plehku panema või maski taha ennast peitma, et kuidas sina soovitad sellele kõigele nagu vastu minna ja missugune peaks olema see meelestatus, et inimesed saaksid olla oma tões ja saaksid oma hirmust üle? No ma arvan, et eks see kõik, mis meid ju ümbritseb, see ongi meie looming ju ise ka, et kui me praegu juba nii-öelda ette kujutame, et sügisel saab jälle kõik täiesti metsas olema ja kogu aeg sellele tähelepanu nagu suuname, et see nii saab olema, siis see nii saab olema ka, eks. Et tegelikult hästi huvitav on vaadelda seda kohta ka, et kui palju me tegelikult iga päev energiat sellesse ise paneme. Et me sellest, me praegu ka nii-öelda räägime, me tegime ükskord siin just hiljuti, olime seltskonnaga koos, tegime praktika
vahet ei ole, täna ükskõik kus seltskonnas sa oled, läheb see 1 minuti pärast, läheb see 10 või 20 minuti pärast, jutt läheb 100% koroona peale. 100%, sest see on meie elu täna, reaalsus. On ju? Ja proovisime teha, et okei, proovime mitte rääkida koroonast. No läks 15 minutit mööda ja alateadlikult läbi mingisuguse nurga läks jälle see jutt, nagu hakkas üldse kuskilt aiaaugust, aga see oli seotud koroonaga. Ja nii me märkame, kuidas me kogu aeg oleme ise seal sees, anname sinna väge, jõudu tänu sellele, et me fokusseerime sellele, on ju. Ja see on raske tegevus praegu, et iga ise ma samamoodi olen selle sees. No. Ja üritan märgata ise ka, et miks ma praegu seda jälle nii-öelda teen või räägin või tähelepanu panen sinna, et kõige suurem võib-olla tervenemine kogu meie riigis, mida me saame siin võtta või sinu ümbrus, et kui sa ise võtad selle hoiaku, et stopp, ma ei anna sinna energiat, ei taha sellele mõelda, ei taha sellest rääkida, olen siin oma reaalsuses praegu, kus ma olen, mul on siin kõik hästi, ma olen terve ja ma elan oma reaalsuses. Ja loon oma reaalsust. Kui sinu reaalsus hakkab laienema, kui sinu väli hakkab laienema tänu sellele, et sina lood enda ümber tervet keskkonda, siis hakkab veel see suurendama. Need ümber olevad inimesed hakkavad see suurendama. Niimoodi see väli terveneb. Ja see on ju aastate kogu universumi ajaloo vältel on see nii olnud. Lihtsalt paraku on seda kõike unustama hakatud, tehnika ajast on peale tulnud ja kõik arvavad, et tehnikaga saab suuremaid asju teha. Inimese energia teadlikkus on kõige suurem vägi, kõige suurem teadlikkus. See ongi universum, see ongi meie ümbrus. Just. Ma olen 100% nõus sinuga, Tiit, ja kõige parem viis ongi seda mitte toita, minna tagasi oma hobide, oma harrastuste, oma tegevuste juurde, olla oma lähedastega koos ja hoida oma välja, lülitada välja igasugused meediad ja uudised ja libauudised ja vältida kogu seda nagu destruktiivset infovoogu ja kasvatada enda maailma ja olla selles oma mullis nii-öelda. Just. Et kui sul ongi näiteks, täna ütleme, oled harjunud trennis käima, mis ongi, ma arvan, et huviringi trennid, mis on praegu päris raske inimestel, et sul ei ole ühtegi kohta, kus nii-öelda, ütleme, et see on sinu reaalsus, et sa oled loonud, et ei ole ühtegi kohta, kus ennast välja elada või ei ole ühtegi teist moodust, on ainult jõusaal ja see on sinu nii sisse harjutatud baasmuster, et trenni saab teha ainult jõusaalis. Ahah, jah. Aga tegelikkuses on ju see, ma ei tea, sa sõbraga kokku trepikojas, tehke jalatrenn treppide peale ära, on ju? Proovige, võta 11 selga, tehke seljas käimist trepist üles, tehke pikkade astmetega trepist üles minekut, mida iganes võimalusi. See on tegelikult just selles mõttes äge, et muidu me jäämegi oma niisugusesse baasuskumusse mustrisse kinni, et treenida on võimalik ainult selles kohas siukstel nagu aegadel muuda. See ongi see sama, kui sa nüüd siit lähed välja, et see on see uskumus, mida me kogu aeg, millega meid ümbritetakse. Et ma arvan, et enamus eestlasi on vaadanud Tõde ja õiguse filmi või raamatut. Raamat, minust see film oli veel parem, sest seal oli nii ehedalt kõik see emotsioon ka toodud esile. Et raamatus sa võib-olla ei suuda nii visuaalselt seda emotsiooni läbi näha, mis siis selline baasuskumus inimeste põlvkondadega teeb. Nad usuvad, et ainult nii on võimalik elada. Ja see on õige. Ja see on, mis iganes tasandil see siis tuua, see on ju uskumus, on ju. Et ainult niimoodi sa tervened, ainult niimoodi sa oled väärtustatud, ainult niimoodi sa oled õnnelik. See on sinu uskumus kõik ja uskumus on oma reaalsus, mida sa ise oled loonud endale. Kui sa seda nüüd muudad, et kas või praegu ilusad ilmad,
teed siis lepidki kokku sõpradega, lähed teed õues või on suurem kuskil mingi koht, mis on jõusaal on kinni, no leiad selle, kellelgi on suurem kodu, tehke kas või siis seal, sest see nii-öelda see 3-2 inimesega see nii-öelda trenn ära oma keha raskustega, et motiveerige üksteist ja võimalusi on ju väga-väga palju. Küsimus on muuda oma reaalsust sellest, missugune treening peab välja nägema. Tee see reaalsus hetke olukorrast, et mis sa siis teha saad, nagu sa kirjeldad samamoodi, et kui sa seal kirstus olid, et noh, ühe reaalsus on, et ma surengi siia ära ja sa olekski surnud siin ära. Või teine reaalsus, ma teen midagi selleks, et siit välja saada. Sa võtid selle otsuse, muutsid reaalsust, kaevasid välja, olid väljas, uus reaalsus. Nüüd on see koht, ma olen väljas, ma olen vaba, on ju. Täpselt. Et neid saad, iga sekund on reaalsust võimalik muuta, iga sekund. Ja iga sekund on meil võimalik valida. Meil on alati valik. Just. Kas me... Ja mis... Nii. Et see asi ka veel, et noh, mida ju tegelikult räägivad kõik nii-öelda valgustunud inimest, niisugused enesearengu õpetajad, et kõik on kogu aeg muutumises. Ka see on ju praegu muutumine, et maailmas see kõik juhtus. See näitab väga-väga palju asju. Et ma olen veel ennem ka seda korrutanud seda, et täna on ära tõestatud see, et on võimalik kogu maailm panna ühte sammu käima. Kui ennem väideti, see ei ole reaalne. Jaa. On ju. Kahjuks on täna veel selle stimulatsiooni taga hirm. Ja. Kui suudaks panna läbi armastuse inimesed ühte sammu käima maailma. See oleks wow. Vot see oleks super. Mulle väga meeldib see mõte, Tiit. Ma selle mõtte peal paneksingi punkti meie tänasele vestlusele, sest tõepoolest meie ühiskond ja meie maailm saab muutuda ja me ise nägime seda, kui ruttu see kõik toimus. Nii ettevõtete kui inimeste, ühiskondade, riikide kaupa. Kõik said selle muutusega hakkama. Et kui me paneme selle muutuse, teeme positiivseks, me tahame seda maailma muuta paremaks ja lähtume armastusest ja südamest, siis ma usun, et me suudame veel kõike päästa. No, see oli parim peegeldus ka sellele, et kui sulle tundub justkui mingi asi sinu elus, et see on võimatu, siis see näide on minust parim näide üldse maailmas, kuidas 2 nädalaga on inimese teadvus ära muudetud. Kõik on valmis maskides käima, kõik on valmis kodus istuma, mitte välja tulema, sest nad otsustasid ja neile üks asi soovitati ja teine asi on ikkagi inimese otsus. Nad jäid sinna. Nad jäid. Eelmine aasta oli hirmu palju rohkem ja kõik istusid nagu miilinkid kodus. Käisin reaalselt mööda linna ringi, üksinda. Vanalinnas ainuke inimene 2 tunni jooksul ei tulnud ühtegi inimest vastu. Mõtlesin, täitsa lõpp, kas päriselt on võimalik niimoodi inimeste teadvus ära muuta, et nüüd on maailma lõpp. Ja sama sa saad ju ise teha, aga see ongi see, et vaata neid positiivseid asju kahjuks just, et sa teed selle positiivse muudatuse, on mingil põhjusel palju raskem teha, kui neid hirmu baasil muudatusi. No seda on rääkinud ka ajakirjanikud. Siin üks CNN-i juhtidest paljastas nende sellise moto, see ajakirjanike moto, when it bleeds, it leads. Ehk et kui see veritseb, siis see toob ka lugejaid. Neil on vaja verd, neil on vaja hirmu, neil on vaja emotsiooni ja paanikat. Ja ainult siis nad oma uudiseid müüvad ja seetõttu me ei saagi oodata sealt midagi muud, sest et see on neil juba põhikirja sisse kirjutatud. Nad peavad ühiskonda hirmutama selleks, et omal leiba lauale teenida. Kahjuks on see nii. Õnneks meil on üks ajakirjandus, Good News Eestis, kes ainult väljastab häid uudiseid, nii et lugege Good Newsi.
ja on inimesi, kes on võtnud teistpidi liikumise ja pigem keskenduvad positiivsele kui negatiivsele. Ja neid on rohkem. Vaata, meiegi teeme sinuga, toodame häid uudiseid ja üritame inimeste emotsioone üleval hoida. Mulle väga meeldis see, kuidas te Tallinna linnas jänest sõitsite ja inimestel sellega tuju parandasite. Väga tublid. See oli ka väga suur hirmu ületamine. Ja ma nägin, et teil kriips oli niimoodi natukene kunstlikult üleval, et eks see oli paras pinge peal. Sellepärast ma mõtlesingi, et ma peaks Tiiduga hirmust rääkima, et see mees on teinud nii mõndagi ära oma elus juba. Ja see on uskumatu, kuidas see tunne oligi, et see toimub nii alateaduse tasandil, et sul on jänesekostüüm seljas, sul on nägu ära maalitud ja sa ikka tunned ebamugavust, et mida inimesed arvavad sust, et sa täiskasvanud inimene, 50-aastane, kurat käib jänesekostüümis mööda linna. Sa oled nagu, sa kuradi, kõik viimane staadium. See oli väga äge. Aga parim praktika, aga ma veel tahaksin ka öelda ühe salainfo, et kui need mehed, kes meid siin kuulavad, kui on mehi, naisi, mul on juba piisavalt siin grupis, et ma siin teen ühe salatantsuka. Kui sa tunned, et sa oled valmis tulema sellel reedel tantsima, siis kirjuta mulle personaalselt, et siis ma räägin sulle, kuhu saab tulla ja kuidas saab tulla. Koht on salastatud ja... Koht on salastatud, jah, just. Et kui suure kellaots ei ole, aga kui tahad tulla ennast vabastama igasugustest pingetest, siis ma pakun sulle seda võimalust. Kas mobiiltelefon tuleb ka välja lülitada, kui tulla? Kindlasti jätta koju, paremal moel jätke koju see. No võt, tubli Tiit, et sa seda teed. Müts maha sinu ees. Sa oled eeskujuks paljudele meestele ja üldse Eesti inimestele. Mul on hea meel, et ma saan näha ja sinuga koos neid asju teha. Aitäh sulle, Igor, sulle ka, et sa ajad seda meeste asja ja kogu seda keha poole teemat ka, et tood inimestesse rohkem sihukest vabadust ka seksuaalsuste pinnal, et annad neile võimaluse tunda midagi väga ilusat elus, et suur hea meel sinuga koostada ja ülimõnus flow oli, et vaata, kui inimesed ongi nagu kuidagi chillid ja vabad, siis kõik voolab ja ei ole vaja midagi ette programmeerida endale ja panna suurt ajakava, et see kell räägime sellest, et kõik juhtub. Ja, just. Ja see tuleb südamest. Elu. Ja see ongi elu, ilu ja võlu. Lase vabaks ennast ja kõik hakkab juhtuma. Ja, just. Suur tänu sulle, Tiit. Suur tänu kõigile, kes meid tulid kuulama ja ka järelkuulajatele ja ma loodan, et meil tuleb selliseid kohtumisi veel. Kindlasti. Aitäh. Ilusat päeva kõigile. Ilusat kevadet ja olge kõik terved. Just. Tšau. Tšau.